Tere taas. Aitäh osalemast webinaril ja liitumast siis tänase teemaga, milleks on Data Management Essentialsi seerias praktikas kasutamise osa. Eelmises webinaris rääkisime sellest, mis üldse on Data Management Essentials, kuna see on täiesti uus toode. Noh, mitte täiesti uus, aga ikkagi uus toode Autodeski seerias. Ja rääkisime siis ka üldiselt esimestest võimalustest ja kuidas seda võiks hakata kasutama tulevikus. Ja täna siis teeme väikse sammu edasi. Vaatame, et kuidas praktikas minna järgmisele tasemele, võtta kasutusele see platvorm ja esimesed sammud selles osas siis saavadki tehtud. Ja alustuseks, nagu ikka, kes esimest korda satub meie webinarile, siis Arukad Süsteemid on ettevõte, kes neid webinare korraldavad. Mina olen Karol Ahja, Arukad Süsteemide Autodeski AEC toodete müügikonsultant. Meie tegeleme peamiselt projekteerimistarkvara edasimüügi ja koolitamistega, kuid teeme ka arendustöid ja anname välja ka käsiraamatuid. Projekteerimistarkvara ei ole küll ainukene tarkvara, kuna Autodeskil endal juba on erinevaid suundasid. Ehitus ja arhitektuur on tõesti peamine ja Eestis ka siis kõige levinum, kuid vähem tähtsam ei ole tööstus ja tootmine ning järjest kasvav meedia ja meelelahutuse sektor. Meie ettevõte on juba 17 aastat tegutsenud, võib öelda Eesti maastikul siis ikkagi väga kogenud ja stabiilse minevikuga. Järjest enam innovatiivsuse suunda kaldume oleme, 3D CAD BIM on juba meil igapäevaselt sees. Järgmisena vaatame juba tehisaru suunas. Oleme ka seal juba tegijad. Alates 2011 aastast on meil ka sertifitseeritud koolituskeskuse märk olemas ja 13 aastat oleme ka juba kuldpartnerid Eestis. Ehk siis kõrgema taseme partnerid. Oma klientidele leiame alati parima lahenduse, konsultatsioonid, koolitused, juurutamised, igakülgne tehniline tugi aastatepikkuste kogemustega. Meie koolituskeskus toimib järjepidevalt, koolitusi on kogu aeg võimalik kokku leppida ja need toimuvad erinevatel tarkvaradele, erinevatele spetsialistidele. Ja peamiselt on siis kaetud just Autodeski tarkvarad. Aga Data Management Essentials, kui korraks minna tagasi eelmise webinari juurde. See on võib-olla kasulik ka nendele, kes eelmist webinari üldse ei näinudki. Peamine fookus on 3 tarkvara Autodeski valikus. AutoCAD Toolset, Civil 3D ja Revit. Juba väga ammusest ajast kasutusel olevad programmid. Väike muutus siis antud kevadest on see, et nende programmidega
nende programmi litsentsidega on kaasa tulnud andmete ja projektihaldusplatvormi ligipääs. Data Management Essentials on siis selle nimi. Ja meie webinaride seeria keskendubki siis sellele, et kuidas lõigata kasu sellest nii-öelda tasuta võimalusest. Tegelikult ei olegi nii-öelda, vaid ongi sisuliselt tasuta võimalus, sest et juurde selle platvormi eest midagi tasuma ei pea, kui on olemas nimetatud programmide litsents. Ja ma arvangi, et need küsimused, mis sellisel puhul kerkivad, on, et mis see siis on ja miks ma peaksin sellega hakkama tegelema, kas see on tõhus, kas see on mugav, mida ta mulle annab, kas ma saan sellega hakkama ka muuhulgas, eks ole. Ehk siis kuidas ma päriselt oma töös võiksin seda kasutada, kui ma olen professionaalne tarkvara kasutaja. Ja siin slaidil on näha see Eestile sobiv kergem alternatiiv. See on ka eelmine webinar, ma sellest rääkisin pikemalt, et kuidas see võis kõik sündida. Et tegelikult on olemas nii-öelda täisversioon sellest data management'ist, forma data management, eelmise nimega Docs. Ja see on ka kogu aeg saadaval. Põhimõtteliselt, et kui olete hakanud või alustanud Essentialsi kasutamisega ja tundub, et ohohoo, et see on see, mis on täpselt puudu, aga et võiks juba laiemalt ja põhjalikumalt kasutada, et siis on olemas ka nii-öelda kangem versioon. Ja sealt edasi läheb veel erinevaid mooduleid vastavalt spetsiifikale. Näiteks kui Forma platvormi laiemalt vaadata, et on olemas ka eelarvestajatele oma moodul, on olemas täiesti live modeli jaoks arhitektidele, projekteerijatele oma moodul, on olemas ehitusplatsi jaoks ja eelkõige muidugi üldse mingi projekti siis eelstaadiumi jaoks, kõige esimese planeerimise jaoks, site planning, mis siis kõige alguses kandis nime Spacemaker, et see on ka üks moodulitest, see on nüüd mingis mõttes isegi keskne, kuna ta oli Autodeski esimene katsetus tehisaruga siseneda projekteerimise maailma ja muidugi väga edukalt on seda tehtud. Eestis ka kasutatakse. Meil on ka oma webinarid ja muud kodulehe info ja tootelehed olemas. Kindlasti tulevikus ka räägime sellest, mis seal uudist sügisel juba näiteks. Aga edasi liikudes, ütleme, et olete oma Reviti Civil 3D või Toolsetsi avanud ja teil on mõte, et vot, mul on vaja korda majja saada, kuidas siis alustada. Kõigepealt logite sisse sinna Autodeski pilve ja seal on kohe võimalik alustada projektiga. Sisuliselt seesama sinine nupuka, nagu te siin slaidil näete, see Create Project. Jah, kõik on inglise keeles, igaks juhuks kordan üle, sest eesti keelt seal valikus ei ole ja tõenäoliselt ei tule ka arusaadavatel põhjustel. Ja, aga ühesõnaga, kui te ise alustate projekti, siis te olete ka selle projekti administraator ehk siis kõige suuremate õigustega. Teil on võimalik sellele anda oma nimi. Tõenäoliselt see nimi siis võiks olla mõne objekti aadress ja selle muud detailid võib jätta, muud täpsustavad detailid siis võib jätta nüüd järgmisteks astmeteks, aga jah, Create Project, tavaline see objekti nimi kõigepealt. Ja edasi, siin juba on järgmised lahtrid, kuhu on võimalik lisada tüüp,
asukoht, ajatsoon, algus, lõpp, eelarve, valuuta. Tüüp on muidugi siin nimekirjast valitav. noh, näiteks on siin igasugused, ma ei tea, rajatised, koolid, kaitseobjektid, elektrijaamad, midagi, lasteaiad ja kõik sellised taolised. See on teie jaoks juba valmis pandud. Ma vaatasin selle nimekirja üle ja seal on ikka päris kõike. Ja selle, no jah, mõned lahtrid, näiteks seesama, et kui palju projekt on väärt, no jah, peab, peab midagi võib-olla panema sinna, kui te olete sellises positsioonis selle projekti suhtes, aga tegelikult on kõik lahtrid vabatahtlikud, et siia ei pea ilmtingimata midagi sisestama. Aga jah, kuna meie eesmärk selle pilvelahenduse tutvustamisel ongi tutvustada teile võimalust hoida andmehaldust väga heas korras, siis on soovitatav, et lisage ikkagi. Ja kui te seda objekti loote, siis väga soovitan kasutada, kuidas see eestikeelne sõna on, template. Igatahes seal valikus on olemas mõned näidistemplate'id. See lihtsalt aitab struktuuri luua rohkemal määral automatiseeritult. Ja jah, siinkohal rohkem lisada ei olegi. Kui see on kõik kirja pandud, on teie objekt juba loodud. Nüüd väga tähtis osa, miks olla pilves ja miks olla heas pilves. Tasemel pilves on just see koostöö osa ja koostööpartnerid võivad olla mitmete erinevate rollidega ja need rollid tähendavad ka tegelikult ligipääsu tasemeid ja õigusi. Teil kui administraatoril siis antud juhul, kui te olete administraatori rollis, on võimalik kutsuda koostööpartnereid ja need partnerid võivad olla teie alltöövõtjad, teiega samal pulgal olevad kolleegid, teie siis juhtivtöötaja, keegi tellija. Ja kui ma mainin juba siin sõna tellija, eks ole, et siis kohe võib-olla läheb mingi tuluke põlema, et kuidas te teete tööd, kui tellija seda kõike näeb. Sest et parima tahtmise juures tellija võib hoopis kogu progressi natukene pidurdada. Ja selle jaoks ongi, siin slaidil on ka paremal pool näha, niisugune võtmesõna nagu permissions. Siin on küll, ütleme, ära toodud just needsamad moodulid, mida ma siin natuke aega tagasi mainisin, et kui teil on mitu erinevat litsentsi olemas mitme mooduli jaoks, nagu siin on näha, siis see on juba üks kõrgem rida, ehk siis seda saaks kasutada data management'i täisversiooni puhul, see ongi mul rohkem nagu näidisena, aga te saate jah valida oma koostööpartneritele rolli ja igale rollile saate anda eraldi veel õigusi, millistele failidele ja millisele osale keegi pääseb ligi, kas ta on seal vaataja, kas ta saab kommenteerida või isegi kui on kõrgem tase, et siis ta saab seal midagi muuta. Ja selline, ühesõnaga, et kontroll igas astmes on teie käes. Nii, ja korra ja kontrolli alus. Kui on ikkagi soov ja see on soovitav, et kaustad tekiksid dünaamiliselt, noh, näiteks projekti mõne numbri, mingi konkreetse numbri kliendi või osakonna järgi saab erinevat moodi seda kasutada. Mainitud template oli üks võimalus, siis on võimalik kasutada
Autodesk Platform Services, endise nimega Forge ja on võimalik kasutada Data Management API, kuid see on juba ikkagi täisversiooni pool rohkem. Tõenäoliselt, kui te olete alustav kasutaja, siis automaatse template'i kasutamine on just täiesti piisav esialgu. Et need praegu üles loetud asjad, lisaks kindlasti lähitulevikus hakkab iga poolt käima läbi Power BI ja nii edasi. Ja tõenäoliselt ka koostöö Cloudega. Ehk et kuhugi nurka ilmub see aknake, et mis ma su heaks täna teha saan. Ja siis sa ütled, et palun loo siia kaustapuu, kus on nii mitu asja ja nii suuseastmetega kaustad ja nii edasi. Aga see selleks, kõigel veel üks väga lihtne versioon on see, et kuna see on ikkagi pilv ja mingis mõttes nagu Drive'i loogikaga, et kui teil on juba ette antud näiteks mõni hange, kus on täiesti oma struktuur kellegi poolt genereeritud, siis te lihtsalt kopeerite selle siia ümber ja et midagi muud ei peagi tegema. Ehk siis jah, vastavalt vajadusele. Tõenäoliselt harjumuspäraseim on see desktop konnektor. Et kuna suurem osa ikkagi arvuteid töötab Windowsi peal, ei tohiks see olla eriti võõras. Selle saab alati alla laadida ja installida, kui seda veel ei ole. Ja selle kaudu ei pea pendeldama mingite keskkondade või programmide vahelt, et sünkroon toimub siis vastavalt seadistustele. Ja siin on mõned soovitused ka. Et kui te olete nüüd loonud oma projekti, pannud juurde täpsustused, kutsunud siis vastavalt seadistatud rollidega osapooled, see võtmehetk mingis mõttes, sest et siit edasi hakkab ikkagi rulluma see kas siis väga hästi või siis nii nagu läheb, nii läheb, eks ole, ehk siis võib samamoodi segadus tekkida ja jääda, nagu praegu võib juba mingis muus keskkonnas teil valitseda. Aga jah, tooge üle oma aktiivsed projektid, jätke arhiiv võib-olla vanasse failiserverisse, võib ka muidugi üle tuua, aga uut projekti, kui alustate, alustage Data Management Essentialsis ning laske imedel sündida. Nii, jah, ligipääsuste jagamisest veel. Siin korraks mingis kahes võtmes siis, et üks asi on, te kutsute inimesed sinna projekti, aga teine asi on, kui te olete ikka peatöövõtja, siis te saate tervete ettevõtete kaupa ka saata kutsed ja anda õigused ning siinkohal veel mainin ka seda, et põhimõtteliselt kui te olete midagi keskkonnas jaganud, või ühesõnaga, tegelikult see jaganud ongi just see viimane sõna, kui te olete sinna üles laadinud, aga näiteks olete loonud mingi kausta, mis ei ole teistele nähtav, siis ikkagi see jagamine, et sellele hoidke silma peal, et mõnikord võib meelest ära minna, et panin küll kausta, aga teised ei näe, sellepärast et see kaust ei ole jagatud. Ligipääs on kogu aeg see võtmemoment siin. Kas või juba sellepärast, et osapooled ei pea kõike nägema või saama kõikide muutuste kohta teavitusi, sest et sellest tekib liigne infomüra. Ja jah,
et ühesõnaga, siin on väike näide ka, et milliseid rolle siin automaatselt on ette antud, need rolle saate ise luua vastavalt või noh, täiesti vaba käega nii-öelda, et siin ei pea valima ilmtingimata millegi hulgast, mis on ette antud. Ja selle jah, kas, kas kõik osapooled peaksid midagi saama muuta, see on väga oluline moment. Tegelikult ju ei pea üldse, seda kontrolli tasub hoida. Nüüd veel jagamise ühest olulisest osast. Et Autodesk on mingis osas natukene kinnine oma tarkvaradega, aga pilvelahenduse platvormid küll, ma ütleks, et need on algusest peale olnud üsna avatud ja ikkagi selle suunitlusega, et maailm on täis erinevaid lahendusi, erinevaid tarkvarasid ja nendega või nende ees ust sulgeda, noh, tähendaks võrgustiku nagu katkemisega. Midagi pole ju teha, kui näiteks te olete ikkagi professionaalne kasutaja ja teil on üks projekt on ühes keskkonnas ja teine teises ja kui te ei saa neid omavahel ühendada, siis see lihtsalt tekitab mõttetult tuska. Igatahes data management essentials'iga on võimalik väga palju teisi platvorme ja keskkondi ühendada. Et see ei ole mõeldud ainult AutoCAD-i, Reviti ja Civil 3D kasutajatele. Et noh, projektid on mitmekesised. Et ühes projektis võib arhitekt töötada Revitis, konstruktor kasutab Teklat, tootmispoolel kasutatakse Inventorit või SolidWorksi, tellija soovib infot Power BI kaudu ja objektimeeskond töötab dokumentidega hoopis kuskil brauseris. Et see ei ole jah, mingi erandlik olukord. Tänapäeva projektitöö normaalsus, pilvepõhise andmehalduse eesmärk ei ole panna kõiki kasutama sama tarkvara, kuigi see oleks väga lihtne elu, aga see võib ka vabalt tähendada, et keegi ei kasutaks hoopis Autodeski oma, vaid kasutaks midagi muud. Nii et vaba turg on ikkagi siinkohal väga-väga mõistlik. oluline on see, et kõik saavad sellele ühele õigele failile ligi, mitte võib-olla siis fail on siin vale sõna, ühele õigele infole, ütleme siis, see on selline üldisem. Ja kui on projekt nimetatud, on täpsustatud, on loodud, on kasutatud template'i, et meil on kaustavu kord olemas, on loodud ligipääsude tasemed, on korrastatud rollide ligipääsud ja on kutsutud inimesed, siis põhimõtteliselt ongi võimalik alustada tööga. Kasutaja sisuline osa, no sisuline töö ju ei muutu. Et noh, me küll räägime uuest tööriistast või uuest süsteemist ja sageli tekitab see kasutajatel hirmu. Nüüd peab midagi uut tegema. Data Management Essentialsi puhul on tegelikult nagu natukene vastupidi, et suurim tugevus seisneb selles, et kasutaja töö lihtsalt kulgeb samamoodi edasi. Projekt on loodud, kasutajad kutsutud, failid õiges kohas. Et siis võibki lihtsalt hakata tööle, et te võite ka ikkagi samal ajal paralleelselt oma teisi platvorme kasutada ja kogu lugu. Aga jah, siin avate faili, teete vajalikud muudatused ja salvestate. Ei ole vaja õppida modelleerimist ega mingit uut muuta projekteerimise metoodikat. Ei ole vaja minna kõrvad sorgus meeskonna ette, et nüüd on jälle uus koolitus vaja teha, sest et midagi täiesti mõistetamatut on majja saabunud.
kõik, kõik kulgeb edasi. ja väikesed siis nüansid, mis, mis seal data management essentials'is kohe hakkavad silma. On jah, võib-olla siis nüüd, kui just rääkisin muutustest, et noh, et väike mõtteviisi muutus tegelikult võiks olla ja võiks tekkida. Noh, et aastate jooksul projekteerijad on õppinud olema ettevaatlikud. Et ennem suuremast muudatust teeme failist koopia, mõnikord fail võib olla, ma ei tea, giga, kaks, koopia, koopia, koopia. Ja siis enne riskantsemat sammu salvestatakse fail kuhugi mujale või kõrvale ja see ongi absoluutselt mõistlik käitumine. Et kui ta on kellegi arvutis võrgukettel, et siis kasutaja muudkui ise vastutab ja ei lähe midagi kaduma ja et see on võimalik mingis eelmises või üle-eelmises või 5 versiooni tagasi kujul tagasi tuua. Ja see on kujundanud meie harjumusi aastate jooksul, et eesmärgiks vähendada riski. Aga mis see siis tagajärg on? On hunnik faile, ruum, kõik on seadmetest läinud, arvutid jäävad aeglaseks ja, ja tegelikult mis siis ja kõik need nimetused ka, eks ole, et mis nendel failidel on, et see võiks jääda nüüd minevikku, sellepärast et Essentialsi üks väga hea omadus on see, et iga salvestusega tekib uus versioon. Mm, selle juurde tekib märge V1, V2, V3 ja nii edasi. ei ole vaja panna, nagu siin ära on toodud vist, või veel ei ole, järgmise slaidi peal vist on mingid naljakad nimetused, aga midagi ei kirjutata üle. kõik eelmised versioonid jäävad alles ja ei haihtu miskit ära. saate aru, kas on tegemist värskeima failiga, viimased muudatused sees või mitte, eks ole. et seda kõike saab nimetada heaks versiooni halduseks. et oleme ju näinud vist kõik, et selliseid nimetusi, et on lõplik, siis on lõplik, lõplik ja täiesti lõplik ja versioon 2 ja võib-olla paneme, mina olen harjunud isegi kuupäevi panema juurde, kui ma lihtsalt oma faili kaustas, noh, Exploreris arvutis midagi säilitan. mõnikord tundub, et noh, mis ma ikka panen, aga teinekord siis ikkagi kirjutad üle või kirjutad mingi juurde ja juba läheb meelest, et millal ma seda tegin või miks see oli vajalik ja noh, ei jää nagu märkmeid juurde, aga sellisel puhul, nagu siin näha on kohe teada, kes muutis, millal muutis ja on tegelikult võimalik ka vaadata, kuidas muutused sisse viidi täiesti selle kardina efektiga, millesse süveneme võib-olla mõnes järgmises webinaris, sest funktsioone on siin ju veelgi. aga jah, põhimõtteliselt absoluutselt kaob ära see e-postiga näiteks või siis SharePointi linkidega majandamine või hirm, et keegi näiteks salvestab lokaalselt, teeb oma muudatused ja need on siis tema arvutis kuidagi ja keegi teine sellest ei tea, vaid usub, et noh, et näiteks tema teeb ka mingi kõige viimase failiga tööd, aga tegelikult see töö läheb tühja. ja pärast on jälle vaja ümber teha, paksu pahandust võib tekkida küll kolleegide vahel. et see jah, data management essentials lahendab selle üsna elegantselt. et kasutaja saab töötada täpselt samamoodi nagu varem, aga süsteem siis ise loob selle automaatse versioneerimise. midagi dubleerida, kopeerida, igaks juhuks salvestada kuskile tegelikult enam ei ole vaja. ja keegi ei käsi enam Outlooki mingit arhiivi manuste osas hakata läbi sorima. kõik ajalugu on süsteemis. ja jah,
no mul oli eelmises webinaris sama tegelaskuju, ilusti AI-ga loodud, kes mingi teatud valupunktidel läbis. Selle webinari jaoks mul oli rõõm teda siis genereerida sellise kangelasena, et eelmises webinaris näidati tema peale näpuga, sest et oli vaja ju leida süüdlast, et kui midagi on valesti, siis on vaja, et keegi oleks süüdi, kuigi see ei vii mitte kuskile, et tegelikult on ikkagi vaja lahendust ja lahendus data management essentials'i näol on olemas. et enam ei pea keegi küsima, kas see on viimane faili versiooni kohta, see on näha. kõik avavad õige ja sama projekti ja töötavad siis õige failiga. ja kõik on rõõmsad. see on väga oluline. Nii, ja väike sissevaade siis ka ühesse väga heasse funktsiooni, mis on siis issue. Endiselt otsin siia head tõlget, ma jätsin selle eelmise tõlke eelmisesse webinari, et võib-olla tuleb ikkagi miskit veel paremat. See on lihtsalt väike selline piilumine, et mida me tulevikus ka hakkame siin katma. Mulle väga meeldib endale selle funktsiooni universaalsus. No ja võimalik on ju ka näiteks teistes Drive'ides ja mujal jätta kommentaare, aga need ei ole päris sellise võimekusega ikkagi. Sest et kuna data management essentials'i keskkond annab võimaluse vaadelda 60 erinevat formaati, sealhulgas ka siis 3D-d, eks ole, et siis te saate minna igasuguste mudelite või jooniste sisse ja väga täpsesse kohta panna mingi kommentaari ja sinna juurde määrata siis kellegi, kes peaks sellega tegelema ja mingi sisu saate sinna panna isegi pildiga, näiteks kui te olete mingil reaalsel objektil ja saate hakata jälgima, et mis seal siis on ja kuidas sellega läheb et neid probleeme on igas joonises, igas projektis, mudelis, et nende haldamine lihtsalt praegu on no parimal juhul siis üsna juhuslik. võib-olla kunagi kuskil koosolekul märgatakse või keegi saadab midagi e-kirjaga või siis keegi ütleb Teamsis vestluse käigus mõnda detaili mokka otsast ja midagi võib-olla helistatakse sulle telefoni teel, ütled, kritseldad üles post-it'i peale. et noh, alguses tundub, et noh, kõik on kontrolli all, aga pärast on nii, et mida ma täpselt mäletan, kas ma mäletan õigesti või valesti, kes miskit ütles, äkki probleem juba lahendatud. mina pidin tegelema või pidi keegi teine sellega tegelema. kas sellest üldse räägiti ja nii edasi, et ma arvan, et selle issue tracking'iga ikkagi on väga konkreetne asukoht, kirjeldus, vastutaja, staatus. info on konkreetse projekti juures. ja ma otsisin ühe hea näite ka selle kohta, mingi elulisema. ventilatsioonikanali konfliktkonstruktsiooniga. noh, näiteks, et tehakse mingi ekraanipilt praegu, saadetakse e-kiri, lisatakse paar lausut juurde, võib-olla paned igaks juhuks, ma ei tea, büroo assistendi ka sisse. võib-olla tuleb mõne päeva pärast vastus, nädal hiljem ei mäleta enam keegi, mis probleemiga oli tegemist, aga issue tracking'u puhul märgitakse probleeme otse mudelis ja joonisel. seal on vastutaja, kõik osapooled näevad sama infot. saab ka panna kella tiksuma, et millal see probleem peab olema lahendatud. see peaks vähendama igasugust infomüra, kommunikatsioonihäireid. eesmärgistatus peaks olema selgem ja ongi selgem, jah. elavate inimeste mälu peale enam ei pea lootma, kui meil on olemas sellised modernsed lahendused.
et kui on rohkem kui 2 inimest juba projekti peal, siis seda parem on neid märkmeid siin kasutada. ja siis, kui ikkagi mõelda mingi lihtsa, lihtsa töövoo peale, et asuta tööle, laeta oma failid siis AutoCADist, Civil 3D-st või Revitist sinna Data Management Essentialsisse. iga kord, kui tuleb muudatus, platvorm loob teile uue versiooni automaatselt. kolleeg tahab midagi täheldada, tõstatab siis probleemi, see ei kao kuhugi, sellel on mingi konkreetsed piirid, raamid, mingi eesmärk, eks ole. kõik on näha osapoolt, noh, vajalikele osapooltele, eks ole. ja on väga usaldusväärselt teada, et iga faili olukord või mingi info, mis te näete, et see on viimane, see on värske seis nii-öelda, jah. Te lähete kuhugi keskkonda ja seal on kõik käinud või saavad käia ja kui keegi ei käi, siis noh, siis ta põhimõtteliselt ei tee oma tööd, eks ole. ja veel nagu inimliku poole peale vaatasin, et noh, et okei, ma võin siin rääkida ja teil on olemas need võimalused. aga et kuidas see kõik reaalselt on? Kõike korraga ette võtta tõenäoliselt ei tasu. Võtke midagi väiksemat. Alustage tasapisi ja, ja minge siis sealt edasi, tehke mingeid katseid, vaadake, kuidas teil edeneb. seadke mingid prognoosid, et kuidas, või võrrelge, eks ole, et mida te siis varem võib-olla ühtemoodi, võib-olla nüüd teete teistmoodi, kuidas sellest midagi kasu saab, eks ole. kui kõik on suurepärane, siis näidake seda ka teistele kolleegidele, eks ole. kutsuge, kutsuge mängima, kutsuge oma liivakasti nii-öelda. ja leppige reeglid kokku, et kuidas te kasutate, kui tihti käite selles platvormis, millised on mingid salvestamise reeglid just kausta puhul ja nimetuste osas. katsetage näiteks kuu, kaks, vaadake, mis töötab, mis ei tööta. ja, ja siis võib laieneda, et võtke järjest suuremaid projekte ja vajadusel võtke jah, no, parem versioon suuremate võimalustega, nagu ma ütlesin, see on ju olemas. et edukad juurutamised pigem ikkagi on sellised väiksemate sammudega. et see on ka, ma uurisin lihtsalt foorumitest, mis need levinumad vead on, et see oli ka üks vigadest, et kõik võetakse suure hurraaga ette. mis on ka arusaadav, sellepärast et noh, et kui on võimalus olemas, no miks me peame nüüd siis poole jalaga olema või ühe jalaga ühes kastis ja teise jalaga siis teises kastis on. halb näide kastide mõttes. aga jah, et kui veel vigadest rääkida, kõik ühte kausta panna, see tähendab lihtsalt, teil on seesama segadus lihtsalt uues kohas. et ei tasu seda teha. ikkagi on vaja käitumise protokolli täpselt samamoodi. versioonihaldus võib tunduda tõesti nii, et kas see ikkagi päriselt toimib, kui ma ikkagi nüüd ei kopeeri ja midagi läheb kaotsi, noh, see mõtteviis ei lähe kaotsi, ma ütlen, et siis ma ju vastutan, jah, muidugi vastutate tõesti, aga need versioonihalduse puhul võite ikkagi usaldada seda keskkonda. siis nüüd natukene analoogiana tuli mul pähe, et noh, et need failid tõmmatakse pilvest välja, noh, et nad on seal, siis tõmmatakse välja, et siis töötatakse lokaalselt ja võib-olla ei ole meeles need uuesti sinna üles tagasi laadida uue versioonina. et see on natuke nagu see, et kui
vanaemal tuleb pension konto peale, et siis ta läheb, võtab ikkagi sularahas välja, sest et noh, et see on aga see õige raha. nojah, sellest peab lihtsalt välja tulema. nii, ja siis jah, juba mainitud, et projekt luuakse, aga reegleid kokku ei lepita, see on muidugi nüüd inimestes kinni. Äh, on, kord on vajalik, kontrolli muidu ei saavuta. Et kuidas jah, teavitatakse mingitest tegevustest, kes saab ligi, kes muudab, kes vaatab, kuidas nimetatakse, milline on failipuu. kõik see on vaja kokku leppida. ja kui teil projekt käib ja te kutsute sisse poole pealt täiesti uued inimesed, siis te ise olete nagu mingis mustris ja voos juba sees. aga kui te ei tutvusta uutele inimestele, kuidas kõik käib, siis see võib täpselt neid tekitada sellist tunnet, et ma ajan sõrad vastu, sest et see on mulle võõras. et teeme ikkagi nii, nagu me tegime üleeile või eelmine nädal. ehk siis kaasake kõik vajalikud osapooled otsekohe. ja igaks juhuks veel kordan üle, et noh, et mingid tegevused on ja funktsioonid, mida Essentials ei sisalda. Need on siis approvals ja igasugused metadata põhised automatiseeritud töövood, insights ja raportid. Insights jällegi vajab head tõlget ja seesama API ja arendajaliidesse on olemas ja avatud ja see on väga kihvt siis selline algatus ka Autodeski enda poolt, et kui siin keegi tuleb hea mõtte peale midagi, võiks muuta või teha paremaks, siis Autodeski enda töötajad on täiesti avatud sellele ja me võime alati siin õigete inimestega kokku viia, vähemalt ideid edastada ja need võivad jõuda tulevikus reaalsusse. nõndaks, teeme siis kokkuvõtte ka tänasest. et projekti loomine siis algusest peale väga hästi läbi mõelda, hea nimi, selge kaustastruktuur, õiged kasutajad. see loobki tugeva vundamendi. versioonihaldus aitab loobuda mõttetest failinimedest ja see vajab muidugi usaldavat sidet siis platvormi ja töötaja vahel. et kommentaarid, probleemid, otsused on projekti juures ja sees, mitte ei ole kuskil e-kirja lõimedes või Teamsi koosolekute protokollides, kuskil vestlusakendes. edukas kasutuselevõtt algab väikese katsetusega, mitte kogu ettevõtte ümberkolimisega. pilvelahenduse suurim väärtus ei ole failide hoidmine, vaid see, et kõik töötavad sama ja kõige värskema info alusel. ja Data Management Essentials ei ole uus tööriist õppimiseks, see on lihtsam viis olemasolevate tööriistadega koostööd teha. lihtne. igatahes ma väga loodan, et paljud teist on juba sisse piilunud sellesse platvormi ja me lähme paari kuu pärast edasi, vahepeal on ju puhkuste periood. Lähme edasi taaskord mingite järgmiste praktiliste sammudega ning nagu mainisin, siis vaatame ka, mis on uut mingites tarkvarades ja kogumikes, nagu näiteks AEC Collection. kuid praegu ma tänan kuulamast ja vaatamast ning soovin ilusat suve jätku enda poolt. kui teil on küsimusi ja muid soove ning ettepanekuid, kirjutage mulle, helistage ja leiame lahendusi, ainult lahendusi. kõike head!